Kevadel esimese mesilase koorumisega on alanud uuenemisperiood, mis lõpeb viimase talvitunud mesilase surmaga. Mesinik on vajadusel koondanud mesilaspere väiksemaks, kui talvituma pandi. See soodustab ka pisemate perede kiiremat arengut ja mesinik peab olema nende peredega eriti tähelepanelik. Mesilasperede laiendamine on tegevus, millega anname mesilasperele lisaruumi kas üles ehitatud kärgede või kärjepõhjade näol. Laiendamisel on oluline jälgida, kuhu satuvad üle talve olnud kärjed, et need saaksid hooaja jooksul kindlasti perest välja võetud ja hiljem ära sulatatud. Mesilaspere laiendamine on vajalik, et anda mesilasperele lisaruumi pere suurenemiseks, emale munemiseks, suuremate saakide kogumiseks ja sülemlemise vältimiseks. 10-raamine pesakorpus jääb mesilastele üsna ruttu kitsaks ja toimub pereheitmine ehk sülemlemine. Lamavtaru puhul toimub algul laiendamine üksikute kärgede kaupa, hiljem magasinidega. Klassikalisel lamavtarul nimetatakse magasinideks poolraami korpusi. Poolraamid on head, et saada suve esimeses pooles mett. Poolraamid kaanetatakse mesilaste poolt kiiremini. Kärjed asetatakse haudmeraamide vahele, kaanetatud haue tõstetakse äärmisteks. Eeldusel, et tarus on piisavalt mesilasi, kes katavad kärje ja hoiavad haudme soojas. Nii saab mesinik kätte talvel kasutuses olnud kärjeraamid ja sügisel saab pere talvituda suvel kasutusel olnud raamidel. Selline toiming on vajalik, et haiguste eoseid oleks peres võimalikult vähe. Korpustarude puhul toimub laiendamine üldjuhul täiskorpuste kaupa. Igal mesinikul on oma välja kujunenud laiendamise meetodid, mis sobivad tema piirkonda ning tema mesindamise stiiliga. Kevadel ei tohiks korpustarude puhul laiendamisega kiirustada, kuna mesilaste hulk võib veel väheneda ja mesilased ei jõua tarus piisavalt sooja hoida. Lisaks on kevadised ilmad heitlikud ja haue on külmakartlik. 10-raamilise korpuse puhul peaks esimesel laiendamisel olema haudmetegevus vähemalt 6 kärjel ning kärje tänavad mesilasi tihedalt täis. 2 farrarraami mõõtu korpuse puhul peab haudmetegevus näha olema 8-9 kärjel. Laiendamise puhul peab arvestama kindlasti mesilaspere tõuomadustega. Kraini mesilaste puhul on üldlevinud teadmine, et peab sülemlemise vältimiseks laiendama pigem natuke ette. Itaalia mesilase puhul võib liiga varajane laiendamine arengule pärssivalt mõjuda. Esimese laienduse võiks teha peamiselt üles ehitatud kärgedega, sest sel ajal on veel vähe noori mesilasi, kes kärjepõhju suudaksid ehitada. Lisaks saab mesilasema üles ehitatud kärgedesse munema hakata. Üles ehitatud kärgede puudumisel kasutame kärjepõhjasid uutel või kasutatud ja desinfitseeritud kärjeraamidel. Tihti on küsimus, kas esimene laiendus tehakse talvitunud pesakorpuse peale või alla. Peale laiendades tuleks jälgida, et mesilased kataks kõik kärjetänavad. Peale laiendamisel tekib suur ruum, mida peab soojas hoidma. Alla laiendamine on jahedal ajal ohutum, sest soe õhk tõuseb üles ja mesilased ei pea nii palju energiat kulutama soojuse alal hoidmiseks. Osa mesilasi ei taha alla liikuda ja see võib pere arengut pärssida. Kui mesinik näeb ette, et niipea ei saa mesilaste juurde kontrollima tulla, siis pigem on soovitav laiendada alla.